Toma la fuerza del mar que se mete por tus venas, lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra. Una mano arriba, cintura sola. Head vaatajad, vaadake ikka Sipsiku seiklusi. Hispaanias! Teeme üks lühid. Vaatate ikka meid või? No nii, alustame. Tere, head sõbrad, sealpool ekraani. Tänase video eesmärk on see, et meil on äge uudis pakkuda ja kutsume kõiki vlogi vaatajaid meil valima uut nime. Ehk siis Sipsiku seiklus Hispaanias läheb pensionit veetma ja kutsumegi head vaatajad teid üles, et pakkuda välja meile uus nimi. Ehk siis meie vlogi sisu jääb samaks. Et Jah, et me tahaks ära kaotada selle Sipsiku sealt lihtsalt, aga sisu jääb kõik samaks. Kõik jääb samaks, ainult tahaksime endale uut nime. Ja kuna meil on juba päris palju vaatajaid, tänaseks on 600 tellijat, siis ega me niisama midagi ei taha. Me paneme välja ka auhinna, et kuna meie selle video sponsor on siis Costa del Solis Fuengirolas asuv eestlaste ilusalong Bella Beauty Embassy, siis nende poolt tuleb väga magus auhind. Ja me pigem siis saame pakkuda selle auhinna ehk naisterahvale, sellepärast et auhinnaks on siis täiesti uued ripsmed, et mitte ripsmehooldus, vaid täiesti uus set nii öeldakse. Ja siis kulmud ka. Auhinna väärtus kokku on siis 120 eurot. Ja see siis, kes pakub meile parima nime, mis me välja oma kanalile valime, siis see auhind on just sulle. Ja ma lihtsalt ütlen ka siia, et võib-olla kõik ei tea seda salongi, aga kui te guugeldate Bella Beauty Embassy Fuengirolas, siis no tõesti parim salong. Mina olen käinud 1,5 aastat iga kuu seal, kas tegemas küüsiripsmeid või juukseid. Nad on täiesti super tüdrukud ja suhelda saate eesti keeles ja inglise keeles. Ja mina arvan, et see on nagu üks väga äge auhind. Ja me oleme väga tänulikud Bella Beauty salongi tüdrukutele, et nad meie seda videot sponsoreerivad ja pakkuge meile ägedaid nimesid. Jah, siia siis kommentaaridesse pange siis need nimevariandid, ehk siis tehke seda nüüd ja kohe. Ja siia kuskile tuleb siis ka, siin ongi Bella Beauty reklaam, siin on kodulehe info ja telefoninumber ja neil on hästi palju, neil on kõik Instagramid, kõik on olemas, et jälgige neid kindlasti ja kui te tulete Fuengirolasse, siis palun kindlasti külastage neid. Mida iganes te soovite, kõik saab ilusaks tehtud. Aitäh teile! Hakake nüüd nimesid välja pakkuma. Ja hästi kiiresti, sest me tahaks juba järgmise video panna uue nimega. Aga me hakkame nüüd pakkima, sest me kolime Costa Galidale. Ja, olge mõnusad! Keegi müüb meie varandust ja müüsime maha siis oma selle väikse kapikese ja siis oma palmi ja selle eest natuke tuli siis cash'i ja siin on ka see läralõug, kes on juba alustanud lõhkumist, et täna on ta täiesti crazy olnud.
ma müüsin palmipuu ära ja siis vana kappi, mis ma turult tõstsin 10 euroga, müüsin 15-ga maha. Lähme siis sõppama. Sa karjud, sulle ka konti saab selle eest. Veel siin käib mingi uus äri. Hetkel proovitakse, kuidas autoistmeid küürida. No. Ja. Nii. Tegelen pesemisega. Mis selline teenus ka maksab? Praegu meil raske öelda. Ma pean teiselt poolt näitama, sest ei ole mitte midagi näha. Meil on täna päike. Ehk siis meil on juba flaierid tehtud ja kõik reklaammaterjalid on valmis. Et kui... No praegu on autopesu on praegu kulunud 45 minutit, et umbes tund läheb autole. Ehk siis no see on okei ju. 3, 4, 5. Noh, 50 eurot on auto tegemine seest. Siuke väike jah. Väike auto jah. Suurem auto maksab rohkem. Aga no see auto on nii puhas ka, et see on nagu nii kogu aeg nii puhas. Iga päev küüritakse. Iga päev küüritakse. Siukse vägeva aparaadiga siis. Nüüd tuleb mingi järgmine etapp. Nüüd tuleb imemine. No selles mõttes istmed jäävad natukene niiskeks, aga see on täiesti loomulik käik. Nii, näita nüüd. Pruuniks läheb. Tulin siis elektrikilbi juurde ja vaadake, kui nüüd hästi vaadata, siis meil on üks tegelane siin. Selleks on siis Hispaania kohalik uss, kes enne oli siin peal ja nüüd ta on seal. On pühapäev ja on perepäev. Perekond läheb botaanikaaeda. Ja Tengo un día de pelos. Seal on koerte kohta oli allkirja, et koer rihma otsas ja peab olema vaktsineeritud ja kiibitud ja viisakas, aga ma ei tea, kas see viisakas siin. Tule.
vaatamine on nüüd äge kaart, vaatame. Pilet maksis 5.20 ühele ja siis on selline kaart. Sa hakkad kaardilugejaks, on ju? Me kõik ilusti... Ei, sina hakkad, sina loed. Ei, mina ei saa midagi aru. Nii, Entrada, vaata number 1. Me oleme siin. Yeah. Ja me lähme siis nüüd siia kuhugi. Sinna kuhugi. Võtta see nüüd. No, Hispaanias on tavaline, et see ei oska ju kaarti lugeda. See vä? Vaata siin või siit. Lähme otse. Suurel sa pead korralikult käituma siin pisat. Operaatorit näitame ka. Jah, oleme siis tulnud Malaga ligidale ühte huvitavasse botaanikaaeda. Perepäev on pühapäev, nii et perekond Hansmanid on ka. Siin on Churro Hansman, siis on Brita Hansman ja mina olen Tammela siis, nii et Tammela ja Hansmanid on 2 tükki. Miks see küll nii on? Ma ei tea, küsi seda enda käest. También cantaba el guantolo al amanecer el día. También cantaba el guantolo al amanecer el día. Yo que me miraba solo, con eso me entretenía. Yo que me miraba solo, con eso me entretenía. Oye, Isaac, ¿cómo canta ese pájaro? Claro. Ahí nomás. También cantaba el guantolo al amanecer el día. También cantaba el guantolo al amanecer el día. Yo que me miraba solo, con eso me entretenía. Yo que me miraba solo, con eso me entretenía. Täna siis käisime siis perega Malaga ligidal ilusas botaanika-aias ja täitsa tore. Piletihind oli 5.20 nagu. Ja, et kes on siin Malaga külje all, leidke see koht üles. Täiesti ilus loodus, hästi palju huvitavat vaatamist ja mõnus selline rahulik. Ilm on ka minna täna. Aga ma olen nagu talvetaat ikka, nagu alati. Tere hommikust, käes on kolimise aeg. Meie hakkame kolima. Elamine on juba täis pardak meil. On ju, Churro? Kas me hakkame kolima? Jah. Ja täna on siis see päev, kui... Võtan Starlingi alla. Aga minema võtma selle aluse ka. Täna on meil kolmapäev. Me hakkame tegelikult reedel sõitma, aga... Too much to do. Võtan selle alla, lähen katusele, võtan selle alla, siis sina võtad vastu ja siis ma toon selle jala ja siis paneme siia. Jah. Okei. Ja siis me oleme enamus asjad siin juba maha müünud, mis me müüki panime, aga mul on veel lillekesed siin, nendele tullakse homme järgi. Mul on siin palmid ja mul läks see lilleke õitsama. Ootab uut kodu ja siis mul on veel siin lillekesed, need ka üks tädi tuleb, ostab ära mult. Ja ongi varsti minek. Siit koristati ka juba asju kokku.
Nii et siin üks päevitaja veel võtab viimast. Sa käid siin päevitad, jah? Sa varsti ei saa enam niimoodi päevitada, sa pead hakkama rannas käima. Naudi veel. Ja muis ka on ju. Kuule, sa pead minema lülitama välja toast selle teleka taga üle pistiku. Ta pool välja. Kõik välja või? Võta välja jah, sellest jah. Siis ma hakata lahti. Jummel. Me müüsime pesumasina ka maha viimasel päeval. Tutikas pesumasin 100 €, palun. Ja taimed müüsime just maha. Ja nüüd me proovime siis auto peale asju mahutada. Churro meil on valmis juba minekuks. Ja, sest me peame täna veel ühe öö siin olema, aga telekas on vaja veel panna auto peale. Ja churro on vaja panna peale auto peale. Churro mängu asjad on kõik laiali. Ja siin on siis master packing. Mis ta ise arvab sellest? Millest? Sellest packingu süsteemist. Meil ei ole tegelikult palju asju. Meil on, sorteerisime veel mingid tühjad karbid täiesti, on ju, mõttetu. Riided on meil jälle vaakumis. Peab ära mahtuma. Ma tahtsin veel seda ka öelda, et kuna meie maja ikkagi lõppkokkuvõttes renti ei läinud, läks müüki, siis hind on 424 200 €. Ehk siis, kes tahaks selle ära osta, siis palun väga. Võite pöörduda minu poole, mina müün seda maja. Oleme siis neljapäeva õhtu. Kell on saamas kohe 11 ja me tegelikult oleme natukene tulnud sellist kohta nagu Benalmádena, sellepärast, et me pakkisime täna sipsikud korralikult. Me pakkisime ära ka oma tekid ja padjad, nii et me ei saanud enam oma kodus magada. Et igat pidi on hullu maja meil, auto on paksud asju täis ja tuleb homme tagasi minna Kvarosse, et paar asja veel teha. Nii, mis juhtus? Churro ei oska linnas käituda, Churro on maal elanud, nii et mina ei tea, kuidas me Churroga saame hakkama, aga püüame. Me võtsime endale siia Benalmádenasse korteri üheks ööks ja proovime hakkama saada siis. Aga tahaks süüa, aga ei tea, et midagi saab kuskilt. Lähme vaatame. Tere hommikust, head vaatajad. Täna me oleme siis hommikut ärkamas hotellis sellise vaatega. Eile õhtul käisime väljas, me vist näitasime, kui me käisime jalutamas, pime oli ja tuul oli. Ja me ei näidki, kus me oleme. Me ärkasime. Me oleme kohe mere ääres. Ja põhjus ongi, et me oleme siin sellepärast, et näitan teile natuke seda apartmenti, et oleme siin sellepärast, et täna oleme siis sõitmas uude koju Costa Galidasse. No, siin on master bedroom. Siin siis on ka veel vannituba. Et sõidame teise elukohta ja nüüd me sõidame varsti tagasi oma Quaro majakesse seal. Vaatame viimased lihvid, koristamised. Churro ei võta. Sinu sõitum seal, näe, vaata. Tal on ka restorani menüü. Churro on mängu asja. See on hea. Lapsele reisid, siis on vaja toit ja loog kaasa võtta, mis mängu asjad. Lapsel on kotides mängu asju. No, selles mõttes see, et Churrol on see harjumatu. Kuule, Churro pole harjunud korteris elama ja Churro peab läinud harjuma, siis me 2 kuud elame korteris ja äkki siis saame majja jälle kolida.
et teeme siis kohvi ja pakime asjad ära ja läheme tagasi koarasse. Põrandad või saama? Ja mingeid asju veel näppima, panema. Et tuleb veel paar asja veel maha võtta sealt ja autosse kuidaski paigutada. Aga veider on elada 9. korrusel. Ma reaalselt ei kütaks ette, et me elaks korteris 9. korrusel Hispaanias. Et ma väga kaua ei taha siin rohkem olla. Järgmine kodu meil on 3. korrus. Aga see on 2 kuud ainult. Meil on ilus mereäärne korter. No, kuule, see on küll viisakas üle. Kuule ma tiirile. Kuule. Eelmise aasta veebruaris sai alguse kõik see. Ja täna on selle peatüki lõpp. Kui me siia tulime, siis seda tegelast meil veel ei olnud. Täna siit läheme, on see tegelane meil kaasas. Jah, üks peatükk elust on läbi. See, mis siin kõik te näete, see on siis kõik meie siin korda tehtud, hoolitsetud. Maja on ka müügis. Müüja on siin samas. 424 200 eurot, palun. Ja. Kõik oleme suutnud siin siis kokku panna. Käsab padja välja teha. Tuba näeb siis põhimõtteliselt välja selline. Kõle ja kajab kõik. Ja, et mõned asjad jäävad veel siia, teleka alus, hoidja. Niped-näped, mida me siin kaasa ei võta. Kõikidest tubadest on tehtud puhas uuk. Tolmujaama jääb siia. Mõni vaik jääb ka siia. Vannituba, magamistoas on kõik tehtud. Meie voodi on ka saanud siia kohta. Sellised asjad. Et jah, nüüd me ootame natukene omaniku sugulast, kes tuleb, võtab siis võtme ja alustame siis uut peatükki. Vähe rõõmsamalt sa räägid nagu mingi matuse mingi kõnet pead. See oli täiega äge aeg meil siin tegelikult. Aga rääkides pakkimisest, siis eile me alustasime päris vara. Meil läks mingi peaaegu 10 tundi. Kõik riided, muud asjad, Starlink, telekas, puhastusmasinad, kõik asjad on mahutatud autosse. Aga tore! Alustame siis uust seiklust. Teiega. Jah. Täna jõudime juba Costa Calidal.